uue C5 Aircrossi ilmumisega Citroeni mudelirivisse on saanud punkti Citroeni sõiduautode mudelirivi täielik uuenemine. C5 Aircross on linnamaastur, mis kindlasti ei taha olla sportauto, küll on ta hästi mugav kaaslane igapäevaelus, igapäevatoimetustes, sõitudes ja selline usaldusväärne ja kindel partner igale autokasutajale. Citroen C5 Aircross tuleb vägagi mitme sellise wow-efektiga. Esimene kindlasti on minu jaoks garantii. 8 aastat või kuni 200 000 kilomeetrit. No paratamatult tekib siin inimestel küsimus, et olgu, kus on see aga ja millal tuleb see tärni koht? No, mina saan küll öelda täna üsna julgelt ja kinnitada üle, et siin ei ole mingit konksu, siin ei ole mingit aga. Tegu ongi tehase poolt pakutava garantiiga, mis siis on ellu kutsutud puhtalt ainult selleks, et täiendavalt anda kindlustunnet kliendile ja selle läbi, et see kliendi kindlustunne uue autosõiduki soetamisel kasvab ja siis nii-öelda see kestab ka järelturule, see lisaväärtus, mis selle garantiiga luuakse. Et siin ei ole ühtegi konksu, see ongi 8 aastat, 200 000 kilomeetrit, tehas garanteerib ja loodame, et kõik kliendid naudivad ja on rahul sellega. Auto sõiduomadustest võiks öelda nii palju, et temaga on hea, mõnus, mugav liikuda. Rool ülikerge. Pöörderaadius oli lausa niivõrd vägeva wow-efektiga mulle, et esimese hooga ma päriselt ka arvasin, et äkki tal tagumised rattad ka keeravad. Aga ei, see kõik on saavutatud vaid esimeste rataste pööramisega ja see trajektoor on tõepoolest väga väike. Selle autoga sõitmine on selline mõnus, mugav kulgemine. Kiirendusvõistlusele Citroen C5 Aircrossiga minna ei ole mõtet, küll aga kuskil maantee peal mööda sõidul ta hätta ei jää ja midagi hullu siin ka ei ole. Bensiinimootor on siis sellel nii-öelda mild hübriidil või kerghübriidil peal, millega konkreetne masin, millega sõidetud sai. Esmapilgul tundub küll võib-olla väike, aga selline tubli ja särtsakas 3-silindriline bensiinimootor, 1,2 liitrine. Lisaks on mudelivalikus olemas siis pistik hübriidversioon ja loomulikult on olemas, nagu igal tänapäeva uuel mudelil, on olemas kindlasti ka elektriversioonid, meil on neid 2. Nende konkreetsete asjadega, mis puudutab tagatulesid, siis saab öelda küll, et Citroen on leidnud huvitava kombinatsiooni, kus eriline ja kasulik on nagu ühes asjas koos. Kuna see tuuletakistus on väiksem, siis elektrisõiduki puhul tõepoolest võimaldab selline tagatule disain sõita kuni 30 kilomeetrit rohkem ühe laadimisega, nii et seal on väga praktilised asjad on, mitte lihtsalt huvitavad ja kihvtid. Üks selline pisut kummaline nüanss, mis ma tolle auto puhul avastasin, oli, kui ma päeval tahtsin ekraani eredust pisut tuhmimaks keerata. Ma leidsin selle koha küll ülesse, aga see nupp ei olnud aktiivne. Kui aga ühel hetkel saab auto aru, et nüüd on piisavalt hämar, et ei ole enam päevane aeg, siis läheb see nupp aktiivseks. Pisut oleks vast tahtnud rohkem autokire juures näha erinevaid polsterdusi ja mürasuumutusi, sest et no ta tibakene ikkagi on liiga mürarikas. Ei midagi hullu, kõrvalistujaga rääkimiseks oma häält ära karjuma ei pea, küll aga ta võiks olla veidikene vaiksem. Kui aga välja tuua selle auto suuri plusse, siis tuled. Tohutult head tuled on sellel autol. Nii pooltuled kui ka täistuled. Sõidumugavust aitavad tagada kindlasti ka need istmed, sest Citroen kasutab oma istmete sees memory foami. See konkreetne auto on nüüd lisaks istmesoojendusele veel ka ventileeritavate istmetega. Siin on massaaživõimekus esimestel istmetel, nii et igati luksuslik variant. Minu jaoks on hästi olulised mingid detailid ja selle auto puhul neid väikeseid detaile on päris omajagu. No üks näide. Tal on olemas kenasti heads-up display, aga kui ma tahan seda reguleerida ja muuta, siis ma ei pea minema menüüsse, vaid ma saan seda teha peeglite reguleerimise nupust. Ehk siis, kui nupp on üles asendisse,
siis ma saan seda liigutades mõjutada heads-upi asendit. Ja üks asi veel, mille Citroen on päris huvitavalt lahendanud, auto jälgib seda perspektiivi, kus kohas sa rea jälgimise püsikiiruse hoidja endale peale paned ja seda hakkab ta ka edaspidi hoidma. Et kui sa oled pigem nagu tee keskel, siis ta hakkabki seda malli hoidma. Kui sa rakendad süsteemi pigem paremal pool tee ääres, siis seda hakkab ta ka sinu sõidu puhul jälgima. Mis siis kokkuvõtteks öelda uue Citroen C5 Aircrossi kohta? Ta on huvitava disainiga nii seest kui ka väljast. Ta on ökonoomne, ta on mugav auto ja ma usun, et on päris turvaline valik igapäevasõitude tegemiseks. Kes ei ole üldse või kes ei ole ammu Citroeniga sõitnud, siis otsige üles lähim esindus. Minge proovige, ma olen päris veendunud, et te üllatute positiivses mõttes.